Täna ma näitan, kuidas rahvarõivaste juurde teha üks villane valge sõba ja hetkel on siin kõrval käärpuud, mille peale siis luuakse üles sõba kudumise jaoks mõeldud lõim. Et nüüd on siis lõim üles veetud ja ma seon kinni paelaga selle vaheliku risti, mis on tekkinud siia pulkade vahele. Ja selle mõte on siis säilitada nende lõimede järjekord. Et samas järjekorras, nagu ma need lõngad siia käärbu peale vedasin, peavad nad minema ka kangastelgede peale. Ja nüüd ma hakkan seda lõnga käärbu pealt maha võtma. Et nüüd ma heegeldan sellest lõimest keti ehk siis lõimepatsi. Ikka selleks, et see lõim püsiks ilusti õiges pinges ja ei läheks sassi, kui ma hakkan seda telgedele panema. Et nüüd on siin siis kangasteljed, millega me hakkame villast sõba kuduma ja need lõimed, mis said käärbu peal välja mõõdetud, on siis nüüd kinnitatud siia kanga poomi põlle pulga külge. Selle sõba laius tuleb 98 sentimeetrit ja ma hakkan nüüd jagama neid lõimi siia kanga reha peale ja mõõdan siis keskkohast 49 sentimeetrit ühele poole ja teisele poole ja igale sentimeetrile läheb 6 lõnga. Nii et ma vaatan siit vaheliku risti pealt seda sama järjekorda, mis ma käärbu peal tegin ja hakkan jagama siis 98 sentimeetri laiuselt. Pingutan ühe käega lõime pingule ja teise käega kerin vändast siis lõimepoomi ringi. Hetkel ma panen lõime teise otsa vaheliku risti säilitamiseks vaheliku pulgad. Et üks pulk läheb ühele poole risti ja teine ots läheb teisele poole risti. Ja siis ma hakkan nende pulkade pealt järjekorras lõimi võtma ja niitest läbi panema. Nüüd mul on kõik lõimed seotud puntidesse ja see vaheliku rist, mis ma käärbu peal tegin, on nüüd siin pulga peal näha. Ja siit ma hakkan nüüd kahe kaupa paaris neid lõimi võtma ja panema läbi niite. Igal niiel on siin keskel üks väike niesilm ja kõik need lõimed tuleb panna siis korda mööda läbi niite ükshaaval, esimese pealt, teise pealt, kolmanda pealt ja neljanda pealt. Ma riputasin siia kangastelje külge rippuma soa. Nüüd algab siis väikeste puntide kaupa kanga lõimede sidumine ümber pulga. Ja need otsad saavad siis kanga alguseks. Kõik 588 lõnga on pandud siis ükshaaval läbi niite, läbi soapiivahede ja seotud puntidena siia kangapoomi põlle külge. Ja nüüd mul on siis abivahendiks süstik. Süstiku sees on selline ümmargune toru ja spool ja pooli peale on siis poolitud villane lõng. See sama villane lõng, mis on ka lõimeks. Et kui ma päris alustan, siis nende lõimepuntide vahede ühtlustamiseks ma koon siia sisse 2-3 rida trikooriba. Et see on nüüd piirits ja piirits on mõeldud siis jämeda trikooriba, kaltsuriba kudumiseks. Et siia mahub palju materjali peale. Pannakse siis niimoodi ümber nõela ja alt läbi. Ja sellega ma praegu siis koon siin 3 esimest rida, et mu lõimegrupid ühtlaselt jaotuksid laiali. Kudumine käib siis nii, et ma
vajutan tallalaua alla, siis mul lõimed tõusevad paari kaupa. 2 tükki tõusevad, 2 tükki langevad ja igal järgmisel real siis see paar astub nagu ühe lõime võrra edasi ja tekib selline diagonaal struktuuriga kangas, toimne kangas. Ja kui mul on tallalaud all, siis on nii-öelda vahelik lahti ja viskan siit süstiku läbi koelõngaga ja tõmban suaga kokku. Vajutan järgmise tallalaua alla ja viskan süstiku tagasi. Ja niimoodi siis ma tallan neid 4 tallalauda järjest kogu aeg läbi. Kogu kunst. Et siin on nüüd näha üks ajalooline suurrett, mis on kootud samamoodi samas toimses tehnikas. Kui väga lähedalt vaadata, siis siin on diagonaalsed jooned peal, nagu struktuursed jooned, kuigi muster on ruuduline, siis selliseid toimseid suurrette kooti siis umbes 100 aastat tagasi või rohkem üleviseteks. Et nad olid oma mõõtmetelt siin kuni 2 meetrit korda 2 meetrit ja neid siis pandi üle õlgade. Nad kandsid siis nagu üleriiete funktsiooni.